Aga siis palun teised esinejad, astuge julgelt siia. Palun siis nüüd jälle teie tähelepanu. Me oleme jõudnud uude aruteluringi. Teemaks on põhiliselt kooliarhitektuur ja milline siis võiks olla juba, ma loodan, lähitulevikus võimalikult head lahendused, mida siis saame nautida. Ja minu nimi on Karin Paulus, olen arhitektuuriajaloolane ja samuti siis osati tegelen just nimelt koolihoonete uurimisega. Ja meil on siin erinevad ettekandjad, kes siis esmalt tutvustavad enda nägemust siis koolide projekteerimisest, sellest, kuhu me võiksime tulevikus suunduda ja kuhu me suundumegi. Ja siin näiteks on siis meiega Indrek Riisaar, kes siis nagu kirjas on Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivara valdkonna juht ja kes räägib veidi meile koolivõrgu korrastamisest ja sellest ootusest, mis siis meil on uutele koolihoonetele. Meiega on siis Tiiu Pedaja, kes esindab Eesti Rahvusvahelise Kooli nõukogu lapsevanemaid ja kel omal siis ka siis vanemana on suurepärane võrdluskogemus erinevatest koolidest, mitte siis ainult Eestis, vaid ka siis mujal riikides, et minu meelest hästi põnev vaade. Ning lisaks siis Karin Harkmaa, kes esindab 3+1 arhitektuuribürood, mis on väga viljakalt teinud erinevaid õppehooneid. Nende seas võib-olla mitmed on külastanud siis Narva Eesti gümnaasiumi, põhikooli ja lasteaia kompleksi ning ja nende seas ka näiteks on ka tegelikult, ma usun, paljudele rõõmu valmistanud Haapsalu põhikoolihoone, aga tegelikult Karin räägib ise kohe ka täpsemalt. Aga siis alustaksime kõigepealt väikeste selliste esitlustega, siis ma pärast pakun teile võimalust esitada, ütleme siis 2 küsimust ettekandjatele ja siis me läheme edasi aruteluga. Nii et kui midagi on kohe südamel või soovite kommenteerida, siis on teil kohe peale ettekannet selleks siis võimalus. Aga palun, Indrek. Aga ja me kohe nüüd peagi alustama ettekandega, aga siis võib-olla Indrek tutvustad natuke ennast. Ja tervist, olen Indrek Riisaar, nagu öeldud, Haridus- ja Teadusministeeriumist ja miks täna siin, et on kogemus siis tegelikult kõikide riigigümnaasiumite loomisega, alates nende kokkulepetest kuni siis nende valmimiseni. Et kui me tegelikult juba 2008-2009 alustasime riigigümnaasiumite moodustamisega, mis on siis osa sellest, et põhikool ja gümnaasium lahutati ja moodustati eraldiseisvad riigigümnaasiumid, siis me tegelikult alguses ei eeldanud seda, et me tingimata peame ehitama ka uued hooned. Me läksime ikkagi omavalitsustega läbi rääkima sellest, et me tahaksime tekitada uut kvaliteeti üldkeskhariduses. Me tahtsime seda, et igas Eesti maakonnas oleks võimalik saavutada selline kvaliteet, et õpilased ei peaks minema Tallinnasse või Tartusse selleks, et saada kindlasti parim gümnaasiumiharidus. Me läksime muutma seda sisu. Ja tegelikult alles seal diskussioonide käigus, kui me vaatasime läbi need ootused sellele puhtale gümnaasiumile, ootused ruumiprogrammile ja ka sellele, mida kogukond ootas riigigümnaasiumide tulekuga, siis me jõudsime selleni, et tegelikult üsna tihti tuli teha uued riigigümnaasiumi hooned. Aga kõik need otsused sündisid koos kohalike omavalitsuste ja aruteludega.
Ja ajakirjandusest on kindlasti ka läbi käinud see, et üsna tihti need arutelud jõudsid vaidlusteni. Tihti ajakirjanduse kaudu vaidlused olid palju tõsisemad kui need, mis meil tegelikult laua taga oli. Alati on ju valimised, alati tuleb neid asju tõstatada. Aga tegelikult meil olid väga head kokkulepped ja väga head diskussioonid kohalike omavalitsuste, planeerijate, projekteerijate, arhitektide ja kooliinimestega. Ja kuhu me on täna jõudnud läbi uute hoonete on ka see, et me oleme nendele maakondadele andnud selle kindluse, et riik riigigümnaasiumid tehes on igas maakonnas on võimalik järgmised 100 aastat saada kvaliteetset gümnaasiumiharidust ja tegelikult see uue keskkonna loomine või siis oluline rekonstrueerimine on aidanud seda kindlust just rõhutada. Et see on tegelikult olnud oluline nii kooliinimestele, kes lähevadki selle uue algatusega uude kooli ja saavad selle uue keskkonna kui ka selle kogukonnale, kelle jaoks meie kavatsused on olnud palju usutavamad. Ja kindlasti rõhutame seda, et tegemist ei olnud sellise ühekordse projektiga ja sõltumata sellest, kas need gümnaasiumi tulevikus haldab riik või haldab kohalik omavalitsus, läbi selle on see kindlus loodud. Ja kui me loime need riigigümnaasiumid, siis tegelikult sellega kaasnes ka see, et pidime aitama omavalitsustel korrastada järelejäävat põhikoolivõrku ja sellest sündis siis omakorda see põhikoolivõrgu korrastamise projekt ja õnneks ka saime rahastuse struktuurfondidest. Ja kui me nüüd tegelikult lähme edasi, siis edasi minnes pilt ei ole ilus. Et miks me endiselt räägime sellest, et koolivõrgu ja haridustaristu korrastamine läheb edasi väga pikalt. See on see, et demograafia, mida meile näitab Statistikaamet ja mida näitab ka juba varem räägitud Eesti 2050 planeering, on see, et rahvastik hakkab vähenema, aga veelgi olulisemana väheneb just põhikooli ja gümnaasiumi ealine eagrupp. Et kindlasti me ei taha lähtuda sellest, mis on üleriigiline protsent või maakonnapõhine protsent. Me isegi läheme selleni välja, et me tahaksime omavalitsustega läbi rääkida eeldatavad muutused kantide kaupa. Et igas omavalitsuses on ikkagi kandid, mis arenevad kiiremini või vähemini, aeglasemalt, vabandust. Näiteks Karin räägib pärast siin Võsust, kus tegevusi tehakse. Aga oluline on ikkagi see, et see muutus on tulemas. Peale õpilaste arvu vähenemise on kindlasti teada ka see, et meil on õpetajate vähesus. Hoolimata õpetajate koolitamisest neid kooli jõuab vähem. Nad püsivad seal vähe aega ja me tegeleme tegelikult mitme probleemiga korraga. Ja see demograafia omakorda põhineb sellele sündimusel. Kui me alustasime läbirääkimisi kohalike omavalitsustega, oli 16 000 sündi, enamike otsuste tegemisel oli 12 000, nüüd on juba alla 10 000 sünni aastas. Aga veel kord, see ei tähenda ühegi kooli osas selget otsust. See tähendab seda, et tegelikult on vaja analüüsida ja leida need parimad lahendused. Aga kurb on tegelikult see, et pooled sünnid on juba Harjumaal, 15% on veel Tartumaal, ehk siis Tallinna ja Tartu suured linnapiirkonnad annavad 2/3 sündidest. Et seda peab lihtsalt vaatama. Haridusõrk ja haridustaristu peab olema muutuses. Kogu selle valguses on tegelikult see, et täna on ju endiselt ebaselge nii vastutus kui rahastus. Kes siis tegelikult koolivõrguga tegeleb, kes seda rahastab. Ja kuigi me oleme loonud ka riigigümnaasiumid, tegutsevad edasi kohalikud omavalitsused, erakoolid, mis on väga hea, kui õpilastel on võimalusi, aga jälle pikka vaadet vaadates me peame lõpuks tagama selle kindluse, et see koolivõrk suudab pakkuda kvaliteetset haridust ja meil on ka see järelkasv olemas. Ja selleks me siis täna oleme ette valmistamas neid seaduseelnõusid, millega me siis võtame riigile selle vastutuse, et riigil on põhikooli järgses õppes vastutus, on see siis üldkeskharidus, on see kutsekeskharidus või ainult kutseharidus. Ja see ei tähenda ka seda, et kõik ülejäänud koolid pannakse kinni, vaid on ka see, et üldkeskharidust pakutakse kas tänastes riigigümnaasiumites
või siis riigiga halduslepingu sõlminud omavalitsustes, miks mitte ka erakoolides. Meil on väga palju ei ole mitmeid väga tugevaid erakoole täna gümnaasiumiastmes ja see kindlasti ei tähenda seda, et nad peaksid kohe kindlasti sulgema. Aga loomulikult vaatame üldkeskharidust ja kutsekeskharidust tulevikus rohkem ühes vaates, et rohkem on vaja oskustega inimesi. Alg- ja põhihariduse vastutus tulevikus on tervikuna riigil, kohalikul omavalitsusel. Ja kui te vaatate sedasama õpilaste arvu muutust, siis see tähendab ka seda, et juba mitu aastat tagasi strateegiasse kirjutatud eesmärk, et kohalikul omavalitsusel tuleb tagada elukoha lähedane algkooliõpe ehk siis klassid 1–6 ja kolmandate kooliastmete koondumine kohaliku omavalitsuse keskustesse, see tuleb järjest teravamalt esile, sellepärast et esimestesse klassidesse jõuab järjest vähem lapsi. See omakorda tähendab seda, et omavalitsused peavad analüüsima nii oma haridusvõrku kui haridustaristut, neid hooneid, mida nad kasutavad ja tegema tegelikult neid nutikaid valikuid. Ja see ongi see, et ikkagi märksõna on see enamikes piirkondades on see kestlik kahanemine. Kuidas tagada jätkuvalt kvaliteetsed teenused, kui elanike ja õpilaste arv väheneb. Et siinkord me ikkagi tahaksime rõhutada seda, et kool peab jääma ja ümber kooli peaksid koonduma kõik muud teenused. Me oleme siin omavalitsustega kohtudes palju rääkinud seda, et kool peab ära kasutama kõiki avalikke võimalusi, kui on olemas kultuurimaja, ärge ehitage uusi saale, kui on olemas mingid muud raamatukogud, ristkasutage neid. Samamoodi me oleme täna riigigümnaasiumi luues tegelikult enamikes omavalitsustes kokku leppinud, et me kasutame nende sporditaristut juba lihtsalt sellepärast, et katta neid kulusid ja kogu seda lähenemist ja suhtumist peaks viima nendesse omavalitsustesse järjest rohkem ja rohkem. Alternatiiv on alati see, et just koolimajast kujundataksegi see teenuskeskus, kus ka kõik ülejäänud elanikud saavad avalikke teenuseid, mis sobituvad kokku nende põhikoolidega. Et põhikoolides loomulikult tuleb tagada see turvalisus, sellest on järjest rohkem juttu, aga samal ajal tuleks tagada ka see avalike teenuste ristkasutus ja ligipääsetavus. Sporditaristu on juba lihtne, trennideks kasutatakse, samamoodi raamatukogu, järjest rohkem räägime ka huvi- ja havitegevusest, aga ta ei pea olema ainult samas vanusegrupis. Ja mis kindlasti tuleviku mõttes on, et kui riigigümnaasiumite osas on ju, me oleme selle mudeli ja standardi juba loonud, et ka siin tegelikult ju tuleb muudatusi. Näiteks nüüd lepitakse kokku, et riik peaks pakkuma ka rohkem spordivaldkonda, spordisuunda üle Eesti, mitte ainult Tallinnas Audentes, et vähemalt igas Eesti 4 regioonis oleks võimalik õppida spordisuunda väga süvendatult. Aga samamoodi muutub ka õppekava ja tegelikult need koos selle ajaga ootused saadavale haridusele. Et on ju välja kulutatud ka see Tiigrihüppe 2, tiihüppe, mis tähendab algul gümnaasiumihariduse tasemel tiihüppe sissetoomist. Aga tegelikult on avatud ka näiteks juba diskussioon, et ajaloolise kodundus ja niinimetatud tööõpetuse asemel rohkem sisse tuua ka põhikoolis inseneeriat, arvutiõpetust, robootikat ja jätta see kodunduse tööõpetus ja siis tehnoloogiaõpetus rohkem sinna huvihariduse valdkonda. Et loomulikult ka lapsel peavad olema need oskused, aga kas ta peab selle saama formaalharidusega või võib ta saada seda huviharidusega pikapäeva kooli kontekstis huviringidena, et need arutelud on avatud. Aga see tähendab ka tegelikult totaalselt erinevaid nõudeid taristule. Taristu peab hakkama selle muutusega koos käima. Ja näiteks juba eelmisel aastal ju kehaline kasvatus õppekavas asendati liikumisõpetusega. Tundub sarnane asi, aga tegelikult liikumisõpetus on suunatud just lapsele sobiliku liikumisharjumuse, tahtmise tekkimisele ja arendamisele. Ja tegelikult ka see juba tähendab, et taristu peab hakkama koos sellega muutuma. Et ikkagi nii nagu ta on täna käinud, et see tuleviku vajadused
kujundavad selle, milline on see vorm selle haridustaristu sees või haridustaristu vorm. Ja loomulikult on hästi palju räägitud ka sellest varjumisest. Varjumine ja varjend on üks selline lihtne tehniline lahendus. Pigem olulisem on see, et kuidas tegutseda, kuidas käituda hädaolukorra ajal ja kuidas see taristu seda võimaldab kõikide oma evakuatsiooniteede ja muudega. Ja ega see rõhuasetus ongi sellele, et me peame nutikalt kahanema, ära kasutama kõiki oma teenuseid. Kool peab jääma ja nüüd mõtleme, kuidas seda kooli jäämist toetada, kas siis kasutades ära kõiki avalikku taristut või koondades teenused koolidesse. Et need on need diskussioonid, mida me täna omavalitsustega juba peame. Tahame ka aasta lõpuks teha sellise 10-aastase tegevuskava, kuidas jõuda selleni, et siis riik võtab keskhariduse tasemel vastutuse, kohalik omavalitsus tagab algkooli ja põhihariduse ja kuidas me ikkagi suudame ka seda taristut muutuvate oludega kohandada. Aitäh väga põneva ettekande eest, et mul kohe jäi ka selline, ütleme, provokatiivne võib-olla kommentaar natuke vaevama, et me tegelikult sai ju näidatud nüüd, et millised on meil sellised ootused või nukrusega, kuidas me vaatame tulevikku rahvastiku mõttes ja kuidas noori jääb vähemaks. Ja tegelikult on ju üsna ilmne, et ilmselt siis liitumine sellise nii-öelda akadeemilise gümnaasiumi ja siis kutse keskhariduse juures või ütleme peenemalt öeldud sünergia hakkab siis muutuma tõhusamaks, eriti siis ääremaadel, et on see siis Valga või siis Ida-Virumaa. Aga siis kas ikkagi, ja nüüd lisaks tuleb see spordisuund ka, et kas siis ikkagi me siis ootame, et Ida-Virumaa meestest saavad siis pigem sellised, ütleme prostalt väljendudes mutrivillud ja värnikud ja me ei oota, et sealt ütleme, et kas me suudame ikkagi pakkuda ka tulevasele Mati Undile midagi. Et kuidas teile tundub? Pigem need tulevased Mati Undid on täna juba riigigümnaasiumites kaetud. Kui te vaatate kogu seda valikainete menüüd, mida on võimalik saada ja ka neid, kes käivad osalise ajaga õpetamas, kes mõned vastavad kvalifikatsioonile, mõned ei vasta. Et tegelikult riigigümnaasiumites on ikkagi muljet avaldav valikkursuste süsteem. Järjest rohkem, kui koolid hakkavad tegema seda omavahelist koostööd. Et toome näiteks siis oma Tallinn, meil Mustamäe, Pelgulinna, Tõnismäe. Neljapäeviti ongi selline valikkursuste päev, kus siis õpilased käivad koolide vahet ja panevad kokku endale sobiliku õppekava. Tulevikus see loomulikult laieneb ka kutseõppeasutustele või siis uue nimega hariduskeskustele. Et seda me kindlasti tahaksime suurendada ja miks mitte tulevikus on eraldadagi kool ja hoone natukene rohkem, et õpilane paneb ikkagi kokku õppekava ja õppekavast tulenevalt satub ta sinna hoonesse. See on ülikooli kämpuse mõte, tegelikult ei ole üldse võõras ega tundmatu, lihtsalt Eestis natukene raske kohaldada. Aga need spordisuunad ei peagi olema ainult gümnaasiumites. Need võivad olla samamoodi kutseõppeasutustes ja hariduskeskustes. Täna näiteks Jalgpalliakadeemia on Mustamäe riigigümnaasiumis ja Järvamaa kutsehariduskeskuses Paides. Et ma arvan, neid piire oleme öeldes, et see on nüüd kutsekool, see on gümnaasium. Neid me olemegi täna liiga palju seadnud ja neid hakataksegi murdma. Jah, et ma muidugi teadlikult provotseerisin natuke, aga ma arvan, et oli ka kaks olulist tähelepanekut veel on tõesti see hea koostöö, mis peaks olema riigil ja omavalitsustes, et tõesti, et see jagamine toimuks, et minu meelest üsna imeliselt on see Noa-Rootsis nii, et kus tegelikult kogukond on väga aldis nii gümnaasiumi kui põhikooli noortele pakkuma oma siis kultuurimajasid, mõisahärber, nõukogude aja koolimaja, loodushariduskeskus, spordihoone ja kõik on kenasti kasutuses, aga on ka siis omavalitsusi, kus mõnes mõttes töötatakse vastu, et ei saa isegi seda bussi või rongiliini siis paika pandud, et noortel tegelikult nad jõuaks selle toreda koolimajani.
aga nüüd on mul tegelikult ka siis praegu annaks teile võimaluse esitada mõned küsimused. Kas siin on keegi, kes tahab kohe küsida? Palun käsi püsti. Tundub, et eestlaslikult ei ole. Aga siis jätkaks Indrek Almaniga, kes siis on tegelemas hundipea visioonidega ja kes ise sellise aktiivse arhitektina on tegelikult näidanud julgeid valikuid mitte ainult Tallinnas, vaid ka siis Kesse-Laiul ja ka ütleme läbi siis isiklike praktikate, et tegelikult me võime olla julgemad. Aga palun, Indrek. Ja aitäh, Indrek. Tere taas. On hea, kui riigil on vaade koolivõrgu planeerimisele ja selge nägemus sellest, kuidas see võiks kujuneda, aga vahel harva, liigagi harva minu vaates käib asi vastupidi. Ehk et siis initsiaatoriks on hoopistükkis ruumiplaneerijad, arhitektid või siis suuremad arendajad, kes kavandades sootuks midagi muud, näevad, et selleks, et nende visioon või unistus realiseeruks, on vaja ka kooli, on vaja lasteasutusi, on vaja raamatukogu, on vaja kirikut, ehk et kõike seda, mis loob selle sotsiaalse ruumi, mis on inimestele atraktiivne ja kutsub need inimesed sellesse piirkonda. Ja kui kunagi palju aastaid tagasi juba tegelikult sai räägitud esimestest unistustest või visioonidest seoses selle piirkonnaga siin Paljassaare sadama ümber, siis kohe sai maaomanikel öeldud, et teate, et ma saan aru, et te nagu tahate teha nagu kõik siia nagu kõrgeid maju ja äri ja elu, aga tegelikult peaks alustama sellest, et vaatama, kuhu me paneme kooli. Ja see tee selleni, selle asukoha leidmiseni algas selliselt arhitektilikult, ehk et ma võtsin sellel hetkel siia alale kavandatud struktuurplaani kohase pildi, analüüsisin läbi, kuhu tekivad selgemad suuremad rohekoridorid, sest minu jaoks kogu see nägemine linnaruumist saab tegelikult alguse nagu sellist selgest kontseptist rohelisuse osas. Järgmisena ma vaatasin, et kuidas inimesed pääsevad liikuma, ehk et millised võiks olla dominantsed jalgsi ja rattaga liikumise teekonnad, kus need hakkavad moodustama sõlmpunkti. Vaatasin, milline võiks olla siin piirkonnas ühistransport, millised on peatuste teenindusraadiused, millised võiks olla üldse erinevad transpordiliigid. Siis üks projekt, millest ma ka siin Tallinna linnas olen rääkinud ja mis minu hinnangul võimaldaks vähendada radikaalselt kogu Eesti Vabariigi süsinikuheidet transpordi osas, on linnarong, kiire ühistransport, mis selle pika Tallinna linna tõmbaks kokku. Joonistasin selle trassi siia peale koos hundipea peatusega. Minu isiklik armastus ja hell koht on meretransport, et ma ei saa aru, me räägime, et me eestlased oleme mererahvas. Me elame siin Tallinnas mere ääres ja ainult Ülar Mark tuleb oma purjekaga, eks, siia Paljassaare sadamas toimuvale nagu üritusele, et veidi veider. Et meie unistus on tegelikult luua siis lokaalne selline veetransport, mis kõigepealt sõlmiks kokku selle sama Paljassaare ümbruse sadama. Et me ei pea tegema igale poole sildu, vaid me võime alustada just nimelt nagu Veneetsias, ehk et selliste lokaalsete veesõidukitega ja miks mitte tulevikus võiks olla ühendatud ja laiendatud ka ülejäänud Tallinnale. Ja lõpuks loomulikult siis jagamisplatvormi erinevad peatuskohad,
Ja kui kõik see kokku panna, siis hakkavad välja kujunema sellised hiidpunktid, mida saab analüüsida. Ja kuidas analüüsida, see on nüüd midagi väga tänapäevast. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga me lõime siis keskkonnamugavuse indeksi, see termin on nõme, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et linnaplaneering tänapäeval võiks mõjutada või ta on kogu aeg mõjutanud, aga täna me saame seda targalt kavandada, milline on see õues viibides tunnetatav keskkonnatemperatuur. Ja me analüüsisime siis esialgseid variante, millised on siis, kus tekivad kuumasaared, kus tekivad tuulekoridorid, milline on keskkonnatemperatuur. Tegime mitmeid erinevaid siis alternatiivstsenaariumid, arutasime läbi, üritasime parandada nii palju kui vähekenegi võimalik, suurendasime siis osaliselt päikese kättesaadavust ehk et piirasime varje, osaliselt siis keerasime tänavad ja väljakud teistmoodi, et nad tuul vähem lõhuks. Ja siin hakkas välja joonistuma nüüd selge kavand, kus tekivad sellised kõige mõnusamad alad, kus tulevikus selles linnaruumis saaks olla. Ja üheks selliseks alaks on just nimelt varem nähtud pildil erinevate transpordiliikide ristumiskohas, siin vastaskaldal, kuhu minu nägemuses võiks tulla siis piirkonna kool oma staadioniga. See oleks kool, kuhu lapsed pääsevad erinevate ühistranspordiliikidega ilma, et nad peaks peatuses väljudes ületama ühtegi autoteed ja kus oleks aastaringselt kõige mõnusam, varjulisem ja päikselisem koht, kus tegutseda. Ja kui te näete siin üle selle linnarongi minevat silda, siis seal paremal pool üleval on täna Vestabaar ehk et siis et te teaksite, kus see umbes on, ehk et Vestabaari juures saaks mööda sellist toredat väikest kergteed alla kooli juurde ja siis teiselt poolt ka vaadates. Ehk et kool, mida ei ole, aga millel on koht. Kas on Indrekule küsimusi või on kommentaare? Aga jälle eestlaslik, et ikkagi mitu korda kaalutakse ja siis küsitakse. Aga kuidas sulle näib, et miks peaks eelistama just seda kooli, kui siin on olemas ka näiteks Kopli kunstikool? Algame sellest, et kool ei tohiks olla väga kaugel. Ja lõpetame sellega, et tegelikult see elanikkonna hulk, mis on nagu planeeritud siia, mitte ainult sellesse arendusse, aga mida plaanivad ka naabrid teha siin, on piisavalt suur, et täita tegelikult ühe kooli vajadus täiendavalt. Aga ütleme selle praegustes visioonides, et asukoht on hoolikalt kaalutud, et see on selline, ütleme nii põhjaliku analüüsi teeb ilmselt, ütleme tegelikult tehakse alati, aga kas see tegelikult toimib, see ju sõltub sellest ümbritsevast keskkonnast, et tõesti nagu sa mainisid, et mis on olnud suur ikaldus linnarong ja samamoodi siis et Tallinn võiks minna ka merele, et mis saab Helsingis, mis on põhja pool, et saab tehtud, meil ei ole nii. Aga mis seal ruumiliselt sinu meelest teistmoodi võiks olla, kui olemasolevates koolides on midagi? Me sellele tasandile, et rääkida nüüd kooliruumist, ei ole siin muidugi jõudnud. Et pigem, kuigi kaalutakse kooli asukohta, siis ma julgen ütelda, et sellist võimalust, et muuta keskkonna kliimat kooli ümbruses paremaks, ei ole kellelgi teisel varem olnud. Sest see on, mida saab täna teha kaasates suur andmestik ehk et põhimõtteliselt viimase 50 aasta kliimamudelit ja selle alusel sa sisuliselt disainid selle keskkonna parimaks võimalikest. Aga samas, kui me vaatame, et kuidas Helsingi on käitunud väga palju aastakümneid, siis ka nendel kõik linna enda suuremad uued piirkonna arendused on saanud alguse sellest, et sinna on toodud tramm ja seejärel on sinna kõrvale tehtud kool.
Ja see kool ei ole mitte lihtsalt kool, vaid see on alati linna kõige parem kool. Ehk et siis seal on noored õpetajad, kes on valitud, kellel antakse võimalus näidata ennast, arendada oma kõige värskemaid teadmisi, mida on koolist kaasa toodud. Ja naljaga pooleks võiks öelda, et kui Tallinnas on eliitkoolid, need kõige vanemad koolid, kuhu siis miskipärast kõik lapsed või kõik vanemad üritavad oma lapsi suunata, siis tegelikult tahaks, et need uued koolid hakkaksid pakkuma alternatiivi, olgu selleks siis riigigümnaasiumid ükskõik kus või siis just nimelt selline kool, mis elab hetkel veel unistustes, aga et meil kaoks ära võib-olla vajadus oma lapsi just nimelt ühte linnapunkti igal päev, igal hommikul kokku vedada, parandaksime oma linnaliiklust ja oleksime kõik õnnelikumad. Ja et ütleme, olen sinuga osaliselt nõus, aga osaliselt mitte, et muidugi siis, kui me vaatame need uued riigigümnaasiumid, mis on tuttuued koolid, et Berg ja Murg on oma sisseastumiskatsete suures ikka ülipopulaarsed ja tegelikult tullakse üle Harjumaa kokku ja isegi kaugemalt, et ikkagi tegelikult ka see uus popp koolihoone tõmbab tugevalt siis noori ja teisalt tegelikult tahaks, et iga kodukool pakuks sellist head haridust ja toetavat õpikeskkonda, aga tegelikult just nendel teemadel, et milline see hea ruum siis võiks just sellise kasutaja vaatest olla, räägib meile kohe Tiiu. Hallo. Nii, mina olen Tiiu. Mul on 4 last, kes kõik on käinud rahvusvahelistes koolides erinevates maades. Ja selles presentatsioonis tahaksin keskenduda 3 koolile. Üks kool, Anglo-Ameerika kool Moskvas, kool nimega Bromsgrove Inglismaal ja Eesti rahvusvaheline kool. Kõigepealt siis Anglo-Ameerika kool Moskvas, loodud saatkondade poolt külma sõja ajal. See koolihoone suur, mida te siin näete, see on ehitatud aastal 2000 kesklinna servas ja sellise tüüpilise USA koolimudeli järgi. Koolis kokku 1200 õpilast, 60 erinevat rahvust ja see kool suleti aastal 2023, kuna tunnistati Venemaa kohtusüsteemi poolt siis välismaiseks mõjuagendiks. Liigume siin natukene edasi. Ma lähen ka ühe slaidi veel edasi siia. Nii, mis meile selle kooli juures meeldis? Meeldis väikese kooli tunne suures koolis. Ja kuidas mulle tundus, kuidas oli see saavutatud? Eelkõige läbi sellise liigendatuse. Kui me liigume siin paar pilti tagasi, siis siin te näete siin allpool need 2 plokki. See oli algkool. Siin see keskel oli põhikool, ülemine seal keskkool. Ja nendel koolidel, nad olidki nagu täiesti eraldi sellised autonoomsed üksused. Neil olid oma võimlad, oma sööklad, ütleme, et jagati ujulat, jagati seda suurt teatrit, kus oli 630 kohta. Ja siis lisaks oli siis igal sellel kooliplokil oli eraldi sissepääs. Ehk siis see 1200 last nagu said kokku üliharva kui üldse. Et seda kooli pea sissekäiku, mida te näete siin allpool, seda tõesti kasutati üliharva. Et igal sellel koolitasemel oli oma sissepääs ja lisaks siis kõikidel väikeklassidel oli veel eraldi sissepääs siia otse mänguväljakule. Mis siis veel siin? See liigendatus tekitas hästi palju sisehoove, mida lapsed rõõmuga kasutasid, mida õpetajad kasutasid. Seda sisemist siseõue seal selles suures plokis, seal oli kohe söökla, vanemate klasside söökla ja enamus nendest ilusa ilma korral kolis oma toidukandikuga õue. Nii, mida siit võib-olla veel rõhutada?
võib-olla seda, et see paindlikkus, mis oli kooli juhtkonnal, et kui kool 2000 rajati, siis ei suutnud nad ette näha, et ühel hetkel tuleb sinna väga äge seltskond noori õpetajaid, kes otsustasid, et näiteks algklassides nemad tahavad, et kõik 5 paralleeli, kus käisid 4-aastased lapsed, et neil oleks võimalus kõigil koos mängida. Et kõik see 60 last saaksid olla koos. Neil oli seal oma filosoofia taga, selle nimi oli Child-Led Play ja nad tekitasid siis sellesse suurde ruumi erinevad mängutsoonid, et iga laps sai seal valida endale sobiva mänguviisi, läbi mille siis omandada vajalik matemaatika, lugemine ja nii edasi. Ja selleks siis ütlesid nad kooli juhtkonnale, et palun võtke need seinad siit maha, mis meie need klassiruumi eraldavad. Mida ka tehti. Ehk siis mõte selles, et see kooliruum peab olema paindlik ja mõnikord on ka kõige paremal planeerijal väga raske ette näha, mida see kool ja see õpetaja 10-20 aasta pärast tahab. Ja siis tuleb lihtsalt jooksvalt leida lahendusi. Järgmine kool Inglismaal. Üks vanimaid Inglismaa koole tegutseb siiamaani ühes ja samas asukohas. No täielik selline Harry Potteri film. Koolis õpib 2100 õpilast, kooli territooriumi suurus 40 hektarit. Palju see Hundipea kooli territoorium? Hundipea kokk on umbes 45 hektarit. No näete, sealt ta tuleb. Hästi palju rohealasid, hästi palju sportimisvõimalusi. Võib-olla lähme siit korraks edasi. Mis meeldis? Vormilt vana, sisult väga kaasaegne. Rõhutaksin siin võib-olla jällegi 2 asja. Selle vana ja uue ühildamine ja vana väärtustamine ka siis, kui see ei ole mugav või majanduslikult otstarbekas. Need ilusad Harry Potteri majad, mis te seal esimesel pildil nägite, kus lapsed elavad, nad on väga-väga ebamugavad. Need ruumid on üliväiksed, talvel on seal väga külm, lapsed paluvad tekke juurde, suvel on seal väga palav, tellivad endale Amazonist ventilaatorid. Ja kui nad nagu kurtma lähevad, et kuulge, et nagu äkki nagu teeks midagi, siis vastavad need õpetajad neile, et kui 600 aastat on saanud siit elada ja õppida, siis saad sina ka ära pirise. Et nad nagu ütlevad, et meie see ruum ja meie väärtused on meile olulised ja keskenduvad sellele. Ja võib-olla siis kõige viimane kool, Eesti vanim rahvusvaheline kool, õpib väga vähe õpilasi, see on selline täiesti mikroskoopiline kool. Ja see on siis kool, mis ei ole nagu ehitatud selle kooli tarbeks, mis on lihtsalt ruum, mis on ühel hetkel kooli poolt leitud ja neile antud ja sinna siis on see kool sisse elanud ennast. Mis selles koolis meeldib? Ma tegelikult muutsin selle pealkirja siin ära, kahjuks on jäänud vana presentatsioon. Ja see, mis meile meeldib selle kooli juures, on see, et ta on nagu teine kodu või et see piir selle kodu ja kooli vahel on selles koolis viidud nagu miinimumini. Stressitase on viidud miinimumini, lastel on väga tugev kogukonnatunne, nad nagu ka sisuliselt omaksid seda ruumi. Neil on tunne, et see ongi nende ruum ja nemad võivad siin olla ja korraldada ja see on neile turvaline. Et võib-olla see on nagu üks asi, mis siin välja tuua ja teine teema jällegi, mis siin sellel slaidil kirjas ei ole, on, et see kool kasutab väga palju linnaruumi. Kuna kooli enda võimalused on väga piiratud, siis on otsustatud, et väga tore on viia õppimine koolist välja, et kõik ei pea olema koolis olemas. Ja kokkuvõtteks seda viimast slaidi siin, ma arvan, üldse ei ole. Aga kokkuvõttelt tahaksin veel öelda,
ei ole olemas ühtset ideaalset kooliruumi mudelit. Vähemalt kõikides nendes erinevates koolides, kus lapsed on käinud ja kus ma lapsevanemana olen osalenud, siis igas koolis on oma plussid ja miinused. Aga kaks asja, mis nagu endal on nagu niimoodi märksõnadena meelde jäänud, on nagu täpselt see paindlikkus, millest ma rääkisin. Et me täna keegi ei tea, võib-olla nagu tehisintellekt sunnib meil 20 aasta pärast koolidel muutuma hoopis täiesti teistsugusteks. Võib-olla nendest saavad ainult kriitilise mõtlemise, analüüsi ja sotsiaalsete oskuste omandamise kohad ja teadmiste omandamiseks leitakse hoopis teised viisid. Me keegi nagu täna ei näe seda ette. Seega nagu ütleks good luck arhitektidele, kes peavad täna neid kooliruume looma. Tuleb teha ruumid robotitele. Ja teiseks võib-olla see, et kooliruumi loomine on kaasav ja kollektiivne protsess. Et mida rohkem erinevaid osapooli sinna kaasatakse, mida rohkemaid erinevaid inimesi kuulatakse, sealhulgas lapsi, sealhulgas 4-aastaseid, seda parem kool sellest saab. Ma annan endale aru, et see on väga tüütu seal jahmerdada kõikide nende inimestega, aga ma arvan, et see on seda väärt. See on küsimusi. Jaa. Milline teie logistiline side oli nende koolidega? Et kui palju teil oli vaja linnas liigelda nende kõikide variantide puhul, et lapsed kohale saaks? Selles Moskva koolis elasime me 5 minuti kaugusel Moskvas sellest koolist. Samal ajal see oli kuskil, ma arvan, kolmandik lastest, kes seal õppisid, elasid sinna juurde rajatud ridaelamu linnakus. Ja ülejäänud tulid sinna kooli. Transport oli korraldatud, koolitransport, koolibussid vedasid lapsi, aga tulenevalt Moskva liiklusest see oli väga aeglane, et tegelikult väga palju lapsi käis ka metrooga. Ja võib-olla Inglismaal, nad on internaatkoolis, et seal seda teemat ei ole. Internaadi osa on seal kusagil 200-300 last sellest ülejäänust. Ja ülejäänud on ümbruskonna lapsed või siis lapsed, kes elavad seal koolis esmaspäevast reedeni, aga nädalavahetuseks sõidavad koju. See on tüüpiline Inglismaa mudel. Mul ka tekkis nii palju mõtteid, et näiteks sama paindlikkuse teema, et mulle tundub, et see on ka kahtepidi, et ühelt poolt siis Soomes ka siis viimaste uuringute järgi siis nad kohati vähendavad ruumide paindlikkust, et näiteks kui klassides, mis on omavahel ühendatud, ühes kohas lõpeb tund ühel ajal, teises kohas teisel ajal, siis segab, et kui minnakse läbi või siis näiteks ka nende ühisalade puhul, mis on uutes koolides, et kes siis teeb seda ruumitööd, et see tavaliselt on see naine, kes seal koolis töötab ja kellel see palga sees tavaliselt ei ole või sellel õpetajal, kellel on siis, kes siis lõpuks selle tooli pärast siis ühtest kohast teise tassib, et tegelikult see on nagu väga keeruline minu meelest või? Võib-olla siin mul ei ole kogemust, ma olen kuulnud, et on nagu sellised planeeritud koolidesse suured laste koosolemise ja hängimise alad. Et selliseid ma ei ole näinud, mul puudub kogemus, et paindlikkuse all ma näen eelkõige nagu seda, et on ega need klassiruumid, kus seal 5 algklassist sai kokku 1, nendel olid ikkagi need olid lükandustega, et sealt võeti pool seina maha, asemele pandi lükanduks, et nad said seda teha nii ja naa. Et praegune näiteks Varssavi kool tegi ühe suure sellise makerspace ala, kus nagu lapsed siis saavad siis nagu vahetundidel seal erinevaid tööriistu kasutada ja on väga suured kaebused ka õpetajate poole pealt, et see müratase on meeletu ja keegi seal olla ei taha. Et loomulikult need detailid tuleb läbi mõelda. Ja ma arvan ka, et selline läbimõeldus ja natuke ettevaatamikus ja et ütleme teatud mõttes selline visioon, et kohati ka siis mingid asjad võib-olla me ei peagi neid asju koolis õppima, et ma just mõtlesin neid sotsiaalseid oskusi, et ma ise mõtlesin, et selleks võiks ka kodu tegelikult jumala vabalt olla, aga siinkohal annaks siis hoopis sõna Karin Harkmaale. Tere,
mina olen siis Karin Arkmaa ja töötan koos 3+1 arhitektidega. Ja ütleme nii, et viimased päris mitu aastat olen seda koolide rallit üsna korralikult kaasa teinud. Et seetõttu ma mõtlesin, et kui ma siin täna neid presenteerin, et siis võib-olla korraks võiks vaadata tagasi, et selleks, et näha, et kuhu me siis oleme teel ja mis võiks siis olla see tuleviku ruumi ootus. Ja seetõttu ma mõtlesin jagada oma isiklikku kogemust. Mina siis olen õppinud sihukesel 85. aastal valminud Nõukogude tüüpprojekt koolis, mis oli kõige kohutavam kogemus üldse, kus plambipirnid olid katki, keldrid olid pimedad, räpane ja sa tahtsid sealt ära saada nii kiiresti kui võimalik. Siis ma sattusin 19-aastaselt õppima Šveitsi gümnaasiumisse 11. klassi ja see oli siis Interlakeni linnas, mis on niisugune Orus asuv linn ja siin on siis näha see, lisapihta. Ühesõnaga seal pildil on näha see kool ja see koolikompleks, et ta oli koos spordiosaga ja see kool ise nägi välja selline. Niisugune täiesti Šveitsi mõistes halli hiireke hoone. Vabandust. Niisugune halli hiireke hoone, aga minu jaoks oli see täielik kultuurishokk. Kui ma sinna majja sisse esimene astusin, siis see foyer, mis mind vastu võttis, kus olid ümberringi klaasfassaad, see kohvikulikud lauad ja toolid, mitte mingit sööklalõhna, ma ei saanud aru tegelikult, kus ma asun. Ja siis ma nüüd hiljem, kui ma olen nagu sellele tagasi mõelnud, tol hetkel ma seda ei mõistnud, aga ma sain aru, et see, kuhu täna meie uued koolid liiguvad ja see, mida tegelikult riik siin läbi viib, on just see sama, mida ma kogesin 20 aastat tagasi Šveitsis. Ja seal ma ütlen, et oli see keskkond, oli valmis. See kool ei pidanud eriti mitte midagi muud tegema, kui olema lihtsalt kool, väga hea kool. See ruum toetas kogu seda õppimist ja see õppemetoodika, millest ma täna siin pikemalt rääkima ei hakka, aga see oli, minu kogemus on nagu väga hästi üles ehitatud ja see töötas nagu õpilase vaateväljast väga hästi. Et ta oli niisugune lihtne kool, aga kõik asjad olid omal kohal. Siit edasi siis kui ma 3+1-ga hakkasin koos Haapsalu põhikooli tegema, tegime seda koos Kerstin Kivilaga, kes siis on oma magistritöö teinud just uuest kooliruumist ja kuidas nagu kooliruum peaks olema, et õppimise ruum peab olema koolis igal pool. Ja tema oli väga põhjalikult seda läbi töötanud ja pani oma kõige paremad teadmised siia Haapsalu põhikooli sisse. Õnneks oli Haapsalu linnavalitsuses tol ajal inimesed, kes said aru sellest ja tahtsid, et see kool sinna tuleks. See kool sai valmis kõiki neid printsiipe silmas pidades, avarad kooliruumid, kiusamisvastane keskkond, et sul ei ole pimedaid nurgataguseid, liikuma kutsuv kool, hoov integreeritud kooli siseruumiga, õpipesad, õppekeskkond igal pool. Ja siis oli sellega niisugune naljakas lugu, et kui kasutaja seda kasutama hakkas, siis neile üldse ei meeldinud see. Nad ei olnud, nad kritiseerisid seda ja nad ei tahtnud seda nagu omaks võtta. Ja siis see oli nagu see arusaamishetk, et järelikult on midagi õigesti tehtud. Et kõige raskem on muuta inimese käitumismustreid või harjumusi. Ja kui oldi harjunud selle vana koolisüsteemiga, siis oli väga raske viia sisse seda uuendust, kui sa mitte midagi päris käitumises ei muuda ja see kool muutis kõike. Siin ei olnud enam mitte midagi endist viisi ja see tekitaski kasutajas ebamugavust. Ehk siis mina nimetan seda, et kui Šveitsi kool oli king, see maja, kuhu jalg oli sisse kasvanud tänu selle ühiskonnale, siis Haapsalu kool see king oli suur, seal oli alale, aga seal on ruumi, et sinna sisse kasvada ja see annab need kõik võimalused. Siit edasi siis ma hakkasin tegema Narva Eesti kooli ja lasteaeda.
mis oli siis teistmoodi ülesanne. See kool ja kooli pere oli väga valmis selleks ja ta tahtis seda uuenduslikku keskkonda. Aga sellel koolil oli palju olulisem roll olla selle linnaruumi muutjana ja linnakeskkonna muutjana. Ja miks see nii oli see, kui me pidime alguses väga palju tõendama linnale, et niisugune avatud tänavaruum, mis pääseb 3. korruse klassi akna taha, et see inimene tänavalt võib sinna minna ja see on okei, et see oli nagu väga mitte harjumuspärane. Ja nad ütlesid, et saate aru, et me oleme Narvas, et me ei ole Tallinnas, et see ei tööta siin, et meil on teistsugune keskkond. Aga me siiski tegime selle ära ja sel suvel, kui ma seal käisin, oli seal näiteks Station Narva üritust korraldati, kus inimesed päriselt seal terrassidel tantsisid. See oli linnaruumi osaks saanud ja see maja hakkas nagu mõjutama seda ümbritsevat keskkonda. Ja seda sisehoovi nagu päriselt hakati ka kasutama. Ja loomulikult siis need lapsed, kes siin õpivad, nad tulevikus, nende ruumiootused on palju kõrgemad, kuna nad on olnud võimelised seda kogema ja neil on võimalik pärast neid paralleele tõmmata. Siin oli siis integreeritud ka vanamaja ja ka selle vanamajale siis me andsime täiesti uue õpikäsitluse järgse sisu. Teine osa sellest oli lasteaed ja lasteaia puhul oli oluline see, et on vanalinna hoonestus, 70% täisehitust ja lasteaia hoovile oli vähe ruumi, mis tõttu tuli kasutusele võtta siis kõik pinnad, katusepinnad, sisehoovipinnad ja mõte oli, et siis see lasteaia hoov saab avaneda ka sinna parki, mis oli ka selle projekti osa. Ja see oli alguses ka väga nagu võõras mõte, et narvakas tahab sõita igale poole autoga ja see ei olnud mõeldav, et meil on siin jalakäijate tänavad. Et projekt siis nägi ette, et siin ükski auto ei sõida ja tegelikult see võimaldab ka selle, et need lapsed võivad sinna parki mängima minna. Et täna on siis teada, et tegelikult ka kasvataja võtabki selle lapsed ja nad käivad ja mängivad selles samas liivakastis ja keegi ei jookse ära, vähemalt siiamaani pole jooksnud. Et selles mõttes oli see väga luksuslik muidugi lasteaed, et seal oli on ka bassein ja niisugune sisekujundus siis ütleme, pani minimaalselt juurde ja kasutas ära maksimaalselt olemasolevat pindasi. Siit edasi on siis Võsu põhikool, mis on praegu ehituses. Et siin puhul ma ütleks, et omavalitsus, kool ja kogukond kõik väga ootavad ja tahavad seda kooli. Nad on valmis selleks, et seda uut kooli saada ja ainuke probleem ongi, et seda jumala eest jõuaks nagu valmis ehitada. Et see on jagatud 2 etappi ja praegu on siis käimas esimese etapi ehitus ja see, nad saavad väga hästi aru, et kool on see tuiksoon, eriti väikestes kohtades, mis üldse võimaldab noortel sinna minna ja seda väikest Võsuga näiteks talvisel ajal hoida elus. Et siin on mõned pildid sealt seest. Ja viimaseks on siis meie viimane võistlustöövõit, mis on Kohtla-Järve kool ja siin puhul see nüüd alles algab ja siin puhul ma lihtsalt ütlen nii palju, et selles mõttes on see kool on selles linnas, seal ei olnud mitte millestki väga lähtuda, sest et seal ei olnud mitte midagi võtta. See on ümbritsetud 90 korruselistest paneelelamutest, mis on pooleldi tühjaks valgunud ja see, et riik on võtnud ette ja ehitab niisugustesse kohtadesse niisuguseid hooneid, siis need on nagu kõige suuremad minu arust mõjutajad kogu selle ümbruskonnale, kogu selle linnaruumile ja see, kust üldse midagi siis saaks edasi seal areneda. Et siin on, sellel koolil on nagu kõikidel teistel seesama ülesehitus, mis on nendel kaasaegsetel koolidel sees. Aga aitäh! Kas on üks küsimus ka? Ja.
sa ütlesid, et selle Haapsalu kooli juures te kasutasite selle kolleegi magistritöö seda research'i. Et kas seal oli sellist infot, mille peale sa ise nagu arhitektina ei oleks tulnud, kui oleks olnud seda sükest eeldatat? Kindlasti, sest et ütleme nii, et nende tema teadmised ja need olid, mina ei oleks võib-olla seda samamoodi neid klotse kokku pannud. Aga kuna seal ees oli juba nii palju tehtud seda eeltööd, loomulikult olid ka juba valminud alates 2012 aastal, kui Viljandi esimene riigigümnaasium valmis, olid juba hakanud need koolid tulema, et need on nagu aja jooksul ka kohanenud, need võtted, mis võtteid siis saab kasutada, et me peame väga nagu ruumisäästlikult ringi käima, ehk siis need keskmised astmestikud võimaldavad multifunktsionaalset ruumikasutust, et me kütaks vähem ja seal on nagu hästi palju erinevaid põhjuseid. Aga ma arvan küll, et ma ei oleks niimoodi lihtsalt, kui ei oleks meil olnud ikkagi seda väga tugevat ruumi teadlikkust taga, ei oleks võib-olla jõudnud nende tulemusteni. Mul on ka viimane küsimus, et üks kool on mõnes mõttes järgmise laps ju, et või vähemalt saanud mingisugused võtted pärandiks ja midagi on ära kadunud, aga kuidas sulle tundub, et mis need uued asjad on, mis hakkavad pinnale tõusma, ma ei tea, millised need trendid on, et kuidas sulle näib? Pigem ongi just see, et see kool ei ole enam ainult kool, vaid see kool peab Eesti keskkonnas täitma nii palju muid rolle, ta peab olema selle kogukonnale olemas, ta peab olema, ta hakkab seda linnaruumi mõjutama enda ümber, et ka need lapsed, see on kõige õigem koht, kuhu me seda head ruumi paneme, sest need lapsed, kes seda ruumi kogevad ja seal üles kasvavad, nad ei ole nõus enam tulevikus kehva ruumiga, nende jaoks muutub see normaalsuseks. Nii et mõnes mõttes võime vist kokkuvõtvalt öelda, et me peame kuulama noori, tegema kooli mitte ainult nende jaoks, aga nendega koos ja siis õppima oma koperdamistest ja siis püüdma ikkagi parimat ja mitte kaotama seda idealismi ja lootust, et olgem siis ärksad ja julged mõtlejad ja aitäh teile, et kuulasite.